film ja editor saabus. Palav ei hakka nii või? Ei, meil on Eestimaa ju. Mäletad, kui me eelmine kord käisime. Sa arvad, et tal ei hakka palav? Ma arvan, et hakkab. Asi on kihtides alati saab ära võtta vähemalt. Tere! Täna oleme tulnud endisesse Tootsi turbotööstuse brikettivabrikusse, mis on siin minu taga. Ja lähme vaatama lähemalt, mis seal on. Mina olen siin selle vea teinud, selle alajad ka. Et siin olid lahtised need, ütleme, tennid. Aga see mänd on hästi oluline. Et omal ajal, miks see mänd on siin püsti, võib keegi küsida mingi tööstuse rajoonis. Et see põhjus on väga lihtne, et omal ajal, kui see Orest kärm tuligi siia, siis seda sobivat turvast otsima, siis ta tegelikult oma telklaagri ka pani siia üles. See mänd oli muidugi palju väiksem ja teistsugusem, aga siit tegelikult kogu Tootsi lugu hakkabki hargema ja hakkab pihta. Viiskame korra pilgu peale ka Tootsile. Tootsi on ääretult roheline, muidugi väga palju te nüüd ei näe, eks? Aga midagi ikka. Siin on need legendaarsed viled, millest ma olen teile juba korduvalt rääkinud, üle ei räägi. Viimati olid nad kasutusel siis kui vabrik kinni pandi, hästi viimane vile, see video on ka olemas YouTube'is. Inimesed seisid siin jalgpalliväljaku peal, pisarad voolasid osadel, osad vaatasid ka. Aga ma usun, et jämedalt oli kõigil nagu leina meeleolu, ütleme niimoodi, et kuna see vabrik pandi kinni, kes siia vähemalt tulnud olid. Ja seal taamal paistab koolimaja, koolid enam, siin ees on Kesktänav, korvpalliväljak on alati olnud, jalgpalli mängid siin usinasti. See on nüüd väidetava laululava, aga see laululava oli vanasti teises kohas. Ja kui me mõne sammu veel läheme, et ärge päris ääre peale minge, jätke alati oma pikkus nagu varuks. Ütleme niimoodi, et soovitan mina, et... Siit vist võib kinni hoida. No ma ei tea, jah, hoia, et... Aga siis ei ole nagu ohtu, aga ütleme, siit on näha ka tegelikult, et see kultuurimaja vanasti oli seal ka vallamaja, eks ju, ja ujula ja spordisaal. Ujula on siin. Jaa, ujula on Tootsis ka, Tootsi Pärl on ka ujula. Ja nii neid asju tehti ja ütleme, see ujula on olnud juba siin minu teada 70. saadik ja toimib siiamaani. Ja vesi on siin, siis kui kütte, nii nagu ma rääkisin, olid kinni saanud panna, eks ju, on kuskil heas mõttes 28 kraadi. Et ma ei tea, kuidas tänapäeval minu ajal oli, eks, et ütleme, üks veel ütles, et mullit tuleb ise teha, eks, et siis on nagu mullivann. Aga põhimõtteliselt on hästi soe ka. Alla siit ei kuku? Ei kuku. Kui kukub üle katku sain? No, jalg paraneb ära, kui poolest läheme. Aga lähme sinna või? Lähme ikka, mis? Saate minna sinna peale? No ikka, kui me juba siin oleme, nii kõrgele oleme tulnud, siis... On seal mingi põlki? See on nüüd selle jaoks see turvaliselt lahti. Jah, siia alla. Aga siis kui siin ländides on reegel on väga lihtne, et näppe kuhugi ei pane. Aga siia ma tulin ka üks esimestest, et ja see on kompleksne. See pidi olema, meil käisid Eesti Energia mingi avastuskeskus, mis iganes see on, et käisid siin ütlesid, et juba lahe, et ei ole sellist elektritootmis nagu kompleksselt ei ole nagu säilida, ütleme nüüd. Ja siin on 2 turbiini, üks on see, üks on Vene omal, et märgid olid sinna küljest. Et nüüd ma näitan selle Tootsi igalt pildiruumi. Seal need töötasid vandavalt naised, et ma selgitan koha peal, miks nad Tootsi süda. Aga... Mingi vabriku töötaja süda on siia jäetud. Mälestused. Ma usun, et paljud südamed on siin murtud ja jäetud. Hea juhtimis. Tootsi süda, Tootsi aju, kes kuidas kusub. Siin on palama veidi. Aga ma ütlen siia. Ja siit käis kogu juhtimine. Aur, elekter, katlad, vesi, hapnikujaam, kõik need muud asjad.
ja suuresti olid siis siin sünkroniseerimised, kui võeti väljaspool, anti väljavool, kuidagi pidi need sagedused seal paika saama, eks ju. aga ma ei tea, kus hakkas seda viima. Viimane ajakiri oli näiteks Kroonika siin, võtame siin 16. detsember 2008. oota, kas siin on see kukk kuskil või? mis selle sees on, kus on see surnud pea? noh, ma kujutan ette, seal on kemikaal siis, kus seal pealuu on mingi, et ma ei ole sisse vaadanud. suhkruvett ilmselt ei ole. aga see on veepehmendus sulle lühidalt öelda, et näe, siin on ka tere. sõelad, vaata, siin siis need turbiinid keerlesid ringi arvatavasti, turvasid. Läksid siin laiali vastu selline tsentrifugaal-jõud, noh, ütleme, hakkab siin toimima. aga siia võiks tulla selles mõttes, vaata pinda on kõrgust on, eks ju. korruselisus on ka olemas, et isegi need rajad on veel alles, et mingeid kultuurisündmusi, asju, mis iganes, ei pea olema, tegelikult iga asi võib nimetada natuke ka kultuuriks, eks. see oleks väga äge, ta oleks jälle selline ainulaadne. jah, ta oleks väga ainulaadne, eks. kõrvalt saab siit sisse, siin on suured uksed, eks, ja siit saab siis koridorid, asjad, toitlustused. ma ei tea, mingid viploosid, kui tahab keegi välja mõelda hulluks, et ütleme nüüd, et aga põhimõtteliselt kõik on võimalik, eks. nüüd me lähme supivagunisse või noh, restoranvagunisse, kui me võtme üles leiame. võtmed peavad olema kõik seal. no palun. Lähme siis restorani. korduvalt käinud. opa, läheb ahi ja me ongi. tegime sõitu veel inimestele pikka aega, aga siin pinda ju. jaa, äge. vot siin söödigi siis rabas nagu lõunat ja noh, ütleme, või noh, lüüdi lõunasööks sinna, eks ju. siin on need supikattad alles täitsa ja tehti süüa seal, eks. see, kes meil siin korra seltskonnas ka käis, see oli siis vedurijuht Vedurino ja tema oli jah vedurijuht. tema siis sõitis sellega. no järelikult tema kleebis, et siin ongi nagu öelda. ahah, vaatame, mis maitse tal oli siis naiste osas. tänan, et vaata ise. opa. Vahter Leega sõitis ta ka kindlasti, aga jah, see vist on nii sama pulli pärast pannud. kahju, et kaamera ei salvesta lõhna, siin on see algupärane lõhn on isegi sees. ja sellega me oleme ringuhanud ka ise tulevikus ja minevikus ja olevikus. ja vaata, mis siin on. jaa. tuleparki ka, sinna läheb normaalne teenus, ei pea kartma. siin on väga autoga. kaks kitti tehtud. ühesõnaga võiks nüüd öelda, et meie ringreis selles briketivabrikus on läbi saanud. ma ütleks, et väga huvitav. infot on nii palju. ma kardan, et ma pean päris palju sellest infost välja lõikama, kui ma ei taha mingit 2-tunnist episoodi teha. aga ei tea, eks paistab. igatahes väga huvitav, väärt koht, hea mõte oli siia tulla. ja kui on hea giid ka, kes teeb asjast rääkida, siis on nagu eriti lahe.